Tegelikult see hetk on ju siin nii üürike, aga see töö, mis te olete teinud, on ju pikk protsess, et sellel üle on omamoodi tore mõtiskleda, et kui väike võib olla üks selline tunnustushetk ja kui pikk töö sellele eelneb. Sellisest vanade laulumängudega ja kui üldiselt on niimoodi, et ja vanade rahvalauludega on lauli samamoodi. Üldiselt on niimoodi, et neid õnnelikke laule annab niimoodi tikutulega taga otsida, neid õnnelikke armastuse lugusid ja ma ei tea, miks see nii on, see on jälle selline suur küsimus, et miks Eesti inimesed on armastanud rohkem kurbust laulu sisse panna kui rõõmu. Aga nüüd üks õnneliku armastuse lugu, mis on üks laulumäng, ja see, et te silme ees võib-olla väikete pilt jookseks, siis see on üks ring ja ringi sees on üks tütarlaps, kes siis valib endale sealt ringist sobivat kaaslast võimalikult kogu eluks. Ma
maale ja kargad harja. Selle ma jätta sooja tõse koosi, kes armastavad smovatsioomasi. Ma sulle ruudis jää ja sa mul peius. Oh jää, las nii küll olla. Soo külge armuken ma ole köödet, soo vasta süämest ja armun läudet. Aga see on ju Eesti torupill ja Eesti torupill on ju ka olnud väga kuulus pill Harjumaal. Isegi võib-olla kuulsam kui Võrumaal ajalooliselt. Jah, ja järgmine lugu on kannab pealkirja Mihkel Tein, Adra Mihkeli lugu. Kui te ei tea veel, kes Adra Mihkel oli, siis tasub järele uurida. Ei ole kaua. Harjumaa mees või? Rohkrovaa. See praegu, mis käib õues, üks halli kaamos, on ju tegelikult meie esivanemate hingede aeg. Ja mina sõidan tihti ühest kalmistust mööda seal Lõuna-Eestis ja ma alati õhtu võimaluses vaatan, kui palju küünlad tuleb. Ja siis ma alati mõtlen, kuidas inimesed ikka veel peavad seda aega tähtsaks. Nii et kui teil aega on, teil kindlasti siin Harjumaal kui kalmistut sädelevad küünlaleekides õhtu võimaluses. Ja olen ikka mõelnud, et see on selline aeg, kus tasub mõelda võib-olla natuke rohkem. Nad ise tulevad meelde, need esivanemad praegu millegi pärast. Isegi võib-olla kui ei mõtle, siis nad tulevad meelde. Ja üks igatsuse laul, võib-olla mõned teist teavad seda. Võime kaasa laulda, kes sõnu teab, on kuulnud. Ööbika ära
Setomaa. Õige. Muuseas, see Raak Aiva, tema mängis ju katku ära. Nii et praegu võib-olla võib proovida koroonat ära mängida. Sest Raak Aivan oli selline mees, et tema... Kelle nimi oli tegelikult Raako Filipp. Filippu. Filipp tõi selline viival. Tema sulges ju oma perekonna katku ajal sauna, kui katk mööda küla käis ja terve küla oli juba lahkunud, siis tema pani kõik sauna kinni ja ei lastud kedagi välja ega sisse ja mängis seda kannet. Mina muidugi seda lugu nii jõuksalt just ka rääkida juba Lauri. Kuidas see valge nägu sinna ilmus sellest august sisse vaatama. Ja Filipp ei lõpetanud mängu ära, kui mängis, kuni siis lõpuks koitma hakkas ja see valge nägu sealt august kadus, nii et katk jättis tema pere alles. Ja kui Filipp ei oleks alles jäänud, ilmselt keegi seda lugu ei teaks, nii et tõenäoliselt tema järeltulijad elavad siiani Setomaal. Aga mis pill mul praegu käes on? Kugemata tuli. Te siin kõik nii targad. Muidugi Hiiu kannel on praegu väga kuulus pill, sest et meil on ju puuluup. Aga seda pilli mängiti peamiselt Lääne-Eestis. Eriti palju mängiti seda pilli jälle Viktoriin, suuruselt 4. saar Eestis. Õige. Vormsi oli Hiiu-kandla mängijate kuningriik ja seal tõesti on teada see, et natuke siia poole keskaega ikkagi iga mees praktiliselt seda pilli mängis. Ja kuna, mis materjalist need pillikeeled on tehtud? Jaa, maskid on ennast kõik nii vaikne. Hobuse saba jõhvidest. Ja Vormsis oli siis niimoodi, et kuna kõik hobuse sabad läksid pillikeelteks, siis seal olid hobused nudisabadega. Aga siis on üks tore lugu sellest, kuidas Haapsalu turu peale sattus siis tollel Vormsis elasid rootsi keelt kõnelevad inimesed ja nemad eesti keelt üldse ei osanud, aga mingid muud keelt, saksa keelt mitte. Kes oli saksa graafitar, kes sinna... Lugu oli nõnda. Mitte, et me tahaks teid väga kaua kinni pidada oma pikka kavaga, aga lugu iseenesest on väga huvitav ja tavaliselt ma räägin seda umbes 35 minutit. Läheb kõht tühjaks. Aga tegelikult lugu selles siis jah, et kuna Vormsis räägiti eesti-rootsi keelt ja siis vanamees, kes olla siis Haapsalu turu peal näinud tütarlast, uhke valge hobusega tulemas, et see tütarlaps tema oli sakslane. Et saksa-rootsi keel on küll sarnasemad kui eesti ja saksa keel, aga sellegipoolest, kui vanamees nägi hobust, tekkis kohal plaan, kust ma saan pillimaterjalist, pilli tegid ju kõik ja väga tõesti olid, hobused olid kõik ära pöetud ja ei polnud seda karva saada nii väga. Ja neiv oli selle peale hirmsasti ära ehmatanud, et mingisugune mees tuleb, võtab noa välja, näitab talle mehi midagi hobuse tagumiku juures seal ja seletab midagi täiesti arusaamatut. Ja lõpuks oli siis tüdruk oli aru saanud, et jah, et see mees millegi pärast, peast hing sisse seal, habemik tuleb, nuga on käes, vehib seal. Et millegi pärast ta tahab seda hobuse saba endale saada. Mida sealt võtta, natukene näitas, natukene tahab võtta. Ja siis tüdruk oli siis lubanud, mõisapeili, kes ta seal oli lubanud natuke võtta. Mees oli selle peale siis terve hobuse saba maha kaksanud kohe, et tagasi nagu nii enam ei pane. Mis käes see käes. Ja üks tore sabalugu veel enne, kui me mängima hakkame. Et siis, kui Rootsi kuningapaar esimest korda taasiseseisvunud Eestit külastas, ma täpselt aastat ei julge öelda, see oli 90-ndate lõpus. Siis Rannarootsi muuseumis mina koos Sofia Jonsiga me mängisime kuningapaarile neid samu Hiiu kandleid ja kuningapaar oli väga huvitatud. Nad tulid pärast, Sofia veel mõtles, et oleks ainult, et keegi tuleks kuninglik, et kuidas seda kõnetada. Aga siis tuli kuninganna niimoodi tuli meie juurde, vaatas seda pilli ja küsis siis rootsi keeles Sofia käest, et kas see on tõesti tõsi, et selle pilli keeled on kassisabast tehtud. Liigu laivakõne, liigu laivakõ, tõukas tuuleke, tõukas
küsingi, et mis te siit välja nokkisite siit laulu seest. Kuhu võrukad sõitsid laevaga? Kuhu nad sõitsid? Vaat see on hea küsimus. Ühe saare peale ja seal saare peal oli ka pidu. Ei olnud päris auhinnagala, aga oli, mis need saajad on? Vanasti öeldi pulmade kohta, saajad. Ja seal siis juhtus igast veidreid asju. Pini puhkse pilli, teada Pini on. Kass mängis kannelt, nagu siin Laurigi mängis. Vana lammas laulse ja tallekene tantse, nii et oli selline imelik saal. Ja meie väike tervituskontsert hakkabki kohe lõpule jõudma, sest et Lauril on veel käes veel üks pill, mis on ju ka praegu väga kuulus juba jälle. Vahepeal teda nii palju mängitud, aga Karmoška on selle pilli nimi. Rahvusvaheline pill. Ära kodust kodunenud ja tuleb siis üks ilus valss ja minu poolest perekonnad võivad ju tantsida. Nii et me väga täname teid. Kummalist valss.